Hei, Siim siin räägin teile täna optilistest andmekandjatest. Nii, põhiliselt optilised andmekandjad meil on siis CD, DVD ja Blu-ray, need on mis mida tavainimene kasutab. Ma räägin, kuidas nad tehtud on, kuidas nad toimivad, miks nad toimivad ka näiteks kriimustustega ja mõne sõnaga ka tulevikust. Aga enne kui saab minna tuleviku ja kõige muu juurde, räägime natuke minevikust, et nende esiisa, kui nii saab nimetada, siis oli laserketas. Jah, ta on siin enam-vähem õiges suuruses võrreldes nende teiste ketastega. Et ta oli selline suur ja ta digitaalsignaali asemel salvestas endale analoogsignaali. See on kindlasti huvitav. Nii, aga lisaks ka laserkettale, me teame, et andmeid veel salvestati ka sellistele ketastele, mis on siis vinüülkettad. Et need on juba kasutati siis juba 60 aasta eest, need olid põhilised siis muusika edastamiseks. Samas pärast seda tulid ka videote salvestamiseks VHS-kassetid ja siis kui meil arvutitega hakkas ka midagi saama teha, siis meil olid floppy disketid, kuhu me siis saime kuskil 1,4 megabaiti midagi sisse panna, kas mingeid mänge või siis tekstidokumente, et see liiga palju võimalusi ei pakkunud. Aga need on minevik ja need ei ole optilised tegelikult. Ehk siis nüüd ma võtan siit ära ja hakkan rääkima, kuidas nad toimivad. Need optilised andmekandjad siis. Üks asi optilistest andmekandjadest kindlasti teada on see, et miks nad optilised üldse on sellepärast, et nad kasutatakse laserit nende andmete lugemiseks ja samas ka kirjutamiseks. Teine oluline asi on see, et nende ehituselt nad kogu aeg pöörlevad, see peaks üsna lihtne olema, aga üldsest arusaadav, sest et igast asjad vurisevad siis, kui sa arvutisse paned oma CD, siis hakkab käima. Aga nüüd tehnilisemalt on see, et see ühe pöörde ajal, siis mitte pöörde ajal, põhimõtteliselt on seal rajad, ma puterdan natuke, aga iga raja peal siis on pandud väga väikselt siis kas siis süvend või siis mitte süvend. Põhimõtteliselt seda nimetatakse auguks, on siis see, kus on süvem, ja siis maaks, see, kus ei ole siis seda süvendit. Ja see siis esitab binaarset informatsiooni. Nii. Ja kuidas see asi nüüd toimib täpsemalt siis? Teeme siia endale ühe süvendi ja alustame süvendist, teeme süvendi, teeme endale mingi kõrgem osa, see on siis maa. Nii. Ja kui me kujutame ette, et siin tuleb laserkiir ja põrkab tagasi, siis siin põrkamist võtab vastu vastuvõtja ja saadab välja siis laser. Kui see on näha, siis kui me nüüd liigume edasi seda, kui me oleme liikunud siis siia poole edasi, siis laseri asukoht on umbes siin, vaatame. Ja laser siis põrkab kuskil enam-vähem niimoodi kaudu vastuvõtjasse. Nüüd, kuidas ta saab teada, kumb on, et kumb on nüüd ülemine, kumb on alumine, selleks on olemas selline asi nagu faasinihe. Et nad teab, mis nihkega see valgus on. Ehk siis, ja see on tehtud siis täpselt niimoodi, et kui valgus tuleb siit, siis teeme siia mingi alguskoha. Alustab siit. Ja kui ta nüüd hakkab edasi liikuma, võtame selle väiksema puhul, siis ta liigub edasi mingi maa ja mingi maa. Ehk siis ta on läbinud põhimõtteliselt mingi teepikkuse seda maad läbides. Ja samas seda on väga võimalik siis kas lainepikkuse tasemel näha või siis mõõta ja siis oletame, et me oleme saanud seda, et ta on liigunud nii palju. Ja kui pikema teepikkuse puhul on võimalik näha, et ta läbis rohkem teepikkust, ehk siis ta on kaugemale jõudnud, oletame, et ta on siis jõudnud kuhugi siiamaani ja ta on jõudnud siis selle laine harja peale. Ehk siis kui me mõõdame ära, siis ütleme, pildikult saab võtta niimoodi, et kui see vastuvõtja saab infot tuhmimalt, mitte tuhmimalt, aga siis vähem intensiivselt, siis on ta siis saanud alumise osa ja kui ta saab siis alumise faasi alumise osa ja siis kui ta on saanud kõrgema intensiivsusega valguse, siis ta on siis laineharja saanud. Ehk siis ta teab, kas ta on saanud siia auku või ta on jäänud kas ta on augus või ta on siis pealpool.
ja seda siis, kuidas seda nüüd esitatakse digitaalselt, siis digitaalselt on kokku lepitud põhimõtteliselt, et iga selle kõrguse vahetus põhimõtteliselt kas augult maale või maalt augule ja kirjutatakse 1, et see on kokku lepitud, et see on 1. On 1. Ja iga mingi teatud aja tagant, see on ühesõnaga mingi kindel periood pandud, siis kirjutatakse 0 nende ühtede vahele. Ehk siis on mingi iga teatud aja tagant, siis kui ei ole tulnud ülesminekut, vallaminekut, siis need on 0, tema siis teab. Nii, aga selle jaoks, et me saaks teada täpselt, et kas on nagu kõrgem või madalam, siis meil on vaja teada täpselt seda vahemaad, mis siin on. Ehk siis see peab olema, vaatame see pikkus siin, see on vektor. See pikkus siin S, see peab olema kogu aeg üsna konstantne. Selle jaoks on olemas mehhanism. Ehk siis see mehhanism põhimõtteliselt hoiab laserit ja vastuvõtjat sellest plaadist sama kaugel. Ehk siis kui plaat on natukegi lapergune kuidagi, kuna me teame, me ideaalses maailmas ela, siis see labergab ikka natukene, siis kui plaat on natuke üleval poole, siis laser liigub samamoodi üles poole, laser koos vastuvõtjaga. Ja samamoodi siis, kui plaat laperdab alla poole, siis laser ja vastuvõtjad lähevad talle järgi. Ehk siis hoiavad seda konstantset vahet võimalikult hästi. Ja siis, kui meil on teistpidi ootame, et me tahame, et olema kogu aeg ühe raja peal, et kuidas me suudame olla ühe raja peal. Nii, selleks ma joonistan seda paremini piltlikult teha. Ühesõnaga, meil on siin, ootame, et kriipsud vahedega, need on siin siis maad ja see pikk kriips on siis just vastupidi. Pikk kriips on maa ja väiksemad kriipsud on augud siis. Ja kui me nüüd võtame siit põhimõtteliselt, ma olen ära unustanud joonistada siia ilusa läätsede süsteemi. Ma joonistan see ühe sellise maksu läätse. Aga sisuliselt see läätsede süsteem teeb selle laseri mitmeks. Ehk siis kui ta ükskord jõuab laser siia raja peale, siis ta tegelikult näitab 3 kiirt väikest, 3 kiirt jõuavad sinna. Ja see on siis selle jaoks, et tuvastada seda, et laseri siis keskmine kiir liigub õiges suunas või siis õige raja peal. Et kui nüüd laser liigub ühele poole, näotame näiteks, et hakkab minema ühele poole ära või siis hakkab minema teisele poole ära, siis on olemas mootorid, mis siis teevad vastavalt vastupidise liigutuse, ehk siis siin puhul üritavad tuua, tähendab siis toovadki teda laserkiirit ühele poole ja teisel pool siis viivad teisele poole, et oleks täpselt selle keskmise juures rada. Nii. See on siis üsna lihtsustatult näidatud, mis toimub. Nii, aga vaatame siis täpsemalt, et mis laserid, ma jõustasin punaseid lasereid, mida see siis tähendas, kas tähendas ka midagi või? Et sisuliselt tähendas. Meil oli CD, DVD ja Blu-ray. On näha, et DVD kasutab kuskil sellise punase lainepikkuse ala ja samamoodi ka CD, et või siis infrapuna poole. Et see siis iseloomustab minu seda punast värvivalikut. Aga samas Blu-ray on nüüd juba nime järgi Blue natuke valesti kirjutatud, nimel ei ole oluline, näitab, et sinist, et Blu-ray tehnoloogias kasutatakse juba sinist laserit, mis on siis väiksema laine pikkusega, mis võimaldab siis väiksemat ala põhimõtteliselt, kuhu siis seda suunata, mis võimaldab siis väiksemaid radasid, mis võimaldab rohkem informatsiooni, ehk siis ma teen kiiresti näitlustamiseks üks simulatsioon on, kus siis on võimalik näha erinevaid suurusi. Ühesõnaga, just on täiesti hämmastav, kuidas kui minna väiksemaks, siis mingi hetk me jõuame selle violetse kiiruseni, just on kaua. Ehk siis siin on meil saviosak ja mingid viirused on siin, leidsin ülesse. Violetse valguslainevikkus, see on siis Blu-ray. Ja samas, kui minna natuke väiksemaks, siin on see punase valguse lainepikkus. Need on nii palju erinevad, aga infomahutuvuselt on see suurus veel drastilisem. Nii. Kui nüüd
pilt nähtud, siis siin on olemas ka väiksem pindala ja siis on võetud pindala järgi, mis on, kui palju seal radasid peal on näiteks või palju seal informatsiooni mahub. Siis on ilmselgelt näha, et CD-l on siin näha, et 2 rada, siin on 1 rada ja siin on teine rada, DVD-l natuke rohkem, aga siis Blu-ray'l on juba kuskil 10 kord neid. Ehk siis informatsiooni mahub ühe sellise ühiku peale, ühe pindala ühiku peale oluliselt rohkem. Nii, aga vaatame, millest nad siis koosnevad ka, et me oleme siin muudest asjadest rääkinud. Nii, füüsiliselt koosnevad. See on siis CD näitel, et kõige suurem ja paksem kiht on siis polükarbonaadi kiht, mis on siis A-kiht, mis on siis läbipaistev, kust laser ja laseris laseb laserkivi välja ja talt võtab vastu ka, et see on siis läbipaistev kiht. Selle peal on peegeldav, kas siis alumiiniumkiht, mõnikord on kulda lisatud ja selle peal on siis veel kaitsev lakikiht, mille peale siis on etikett pandud. See on selline üsna lihtsustatud. Aga nüüd lähme siin ma tootmisprotsessist ei räägi. Lähme selle kriimustamise juurde, mind see ennast huvitab. Võt, ja toetame, et me oleme siia mingi kriimu tõmmanud. CD ikka loeb seda. Miks ta loeb seda? Kas te teate? Et iseenesest, kui me kujutame ette neid radasid, et olid eks ju rajad, ja nüüd kui kriimustus on, siis ilmselgelt me ei saa, ootame, et siin on näiteks kriimustus, et toetame, siin on kriimustus, me ei saa seda informatsiooni kätte, et aga kuidas ta ikkagi töötab, kuidas ta ikkagi mängib muusikat korralikult. Selliste väikeste vigade puhul on olemas veaparandus ja ma nimelt räägin siis kõige lihtsamast versioonist, on siis Humming mõelnud välja sellise veaparandussüsteemi, et oletame, et meil on 4 bitti, mis me tahame saata, on siis 0, 1, 1, 0, 1, 0 näiteks ja me tahame seda siis kuidagi kaitsta mingite selliste asjade eest, et kui üks bitt kaduma läheks, et siis ei oleks midagi hullu juhtunud. Siis siin on pilli peal on ilus süsteem, et ma kannan need samad numbrid siia ka, see on 1, 0, 1, 0. Ja see süsteem käib niimoodi, et igas selles suuremas ringis, sinises, rohelises ja punases peab olema ühtesid paarisarv ja nullisid paarisarv. Ehk siis siia tuleb kirjutada 1, siia tuleb kirjutada 0 ja siia tuleb kirjutada 1. Ja need samad arvud kanname ka siia, on siis 1, 0 ja 1. 1, 0 ja 1. Nii. Ehk siis veaparanduses on, kui nüüd üks bitt kaduma läheb nendest algelistest bittidest, ehk siis kui meil näiteks läheb kaduma siin see osa, siis näiteks see muutub, mitte kaduma ei lähe, vaatame, et see muutub 1 või siis, või läheb kaduma, see otseselt vahet ei ole, lihtsalt kaduma läheb, siis on täiesti suvaline bitt seal. Ühesõnaga, nüüd me teame, et nüüd kui me üritame seda lugeda, siis me teame, et nüüd see on midagi kaduma ainult lugemisel. Et kuna siin rohelises ringis ei ole paarisarv ühtesid ja paarisarv nullisid ja selles punases ringis ka. Ehk siis see programm, mis teab, et kas siis lugemisel on tehtud viga või mingi muu asi või kuskil mujal on mingi viga tehtud, igal teab selle vahetada ära nulliks. Sellepärast, et siis hakkab see reegel jälle kehtima, et igas rohelises, igas punases, igas sinises ringis on paaris arv nullisid ja paaris arv ühtesid. Ehk siis see sama algne informatsioon, mis me tahtsime salvestada, see salvestatakse nüüd 7 biti abil, ehk siis on 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ja seda saab siis muude valikute puhul teha, muude 4 biti puhul teha. Aga see ei ole väga arenenud versioon, sellepärast, et see tolereerib ainult ühte viga, et kui 2 bitti on valesti läinud või ei ole loetud, siis on viga keeruline parandada. Ühesõnaga, me saime siis teada seda, et miks nüüd toimub siis, kui väike viga on. Aga kui on mingi suur krats, ja siis nüüd oletame, et meil olid mingid muusikalood ja neid ta ei loegi, et oletame, meil on siin läinud mingi hunnik asju kaduma. Oletame, see on kõik see ära kratsitud. Ja siin olid mingid lood, mida me väga tahame kuulata. Siis tegelikult, kus ei ole nüüd üle millimeetri sügav kriim tehtud, siis tõenäoliselt need andmed on ikkagi olemas, aga need on lihtsalt, kuna seal on mingi kriim sees, siis see valgus ei jõua õige infoni ja siis ta ei jõua tagasi ka õigesse kohta. Ehk siis seda saab parandada. Selle jaoks on olemas erinevaid meetodid, näiteks on väiksemate aukude puhul näiteks hambapasta või siis läbipaistev kingavaha või siis
kõige parem on plastiku poleerimispasta. Samas võib kasutada ka neid, mida pakutakse erinevate firmade poolt siis plaatide puhastuskomplekte. Aga lähme tulevikku. Kus me tulevik on siin. Nii. Mis tulevikus saab, et kas me oleme juba oma maksimumpiirini jõudnud, et me rohkem ei suudagi andmeid salvestada optiliselt või mis asi on. Et kui ma võtan võrdluseks näiteks siin erinevad andmekandjad, CD, DVD, Blu-ray, et see on juba selline üsna ulmeline, et me oleme liikunud, siin oli üks alla gigabaidi ja ühepoolne plaat on gigabait ja siis siin on juba 25 gigabaiti, mis on Blu-ray plaat, et kas see nüüd asi läheb meil siia poole, et me suudame vähem andmeid salvestada, no see tõenäoliselt ei tohiks juhtuda, aga noh, kes teab, või siis me liigume kuskile siia keskele või läheme jätkame seda sama trendi, et mis see nagu realistlik on. Et minu väikse uuringu tulemusena ma pakuksin, et me isegi ei lähe mitte ainult niimoodi, vaid me läheme niimoodi siia ülespoole, et on sellised tehnoloogiad nagu holograafilised andmekandjad, mis siis kasutavad ära mitte ainult ühte kihti plaadis, vaid kasutavad terve kihi paksust ja siis salvestavad ruumiliselt andmeid ja samamoodi oli huvitav siis valkudega kaetud plaadid, optilised plaadid, et mis siis kuidagi suudavad ka väga suuri mahte anda, ja need ei ole siis mingid ulmaasjad, vaid need on praegu siis, osadel on siis prototüübid olemas juba, ma vaatasin 2007 kuskil demotud ja samamoodi lihtsalt meieni ta ei pruugi nii pea jõuda. Aga loodan, et meeldis, oli huvitav, ole tubli!